No tšau sõbrad! Teate, mul tuli täna üks väga lahe külaline. Võib-olla teate teda? Jennifer. Tere! No nii, kuidas sa tutvustad ennast? Kuidas ma tutvustan ennast? Ma ei tea. Muusik, tudeng, lihtsalt armas inimene. Selle viimasega ma nõustun. Okei, ma nõustun kõigega. Aga see oli kõige parem. Ma ei tea. Lihtsalt. No eks kõigil ole elus selliseid hetki, et ei tea. Aga näed. Ma olen noor ja loll, ma lihtsalt tulin siia Maapähkli muussi tegema. Maapähkli muussi. Näete, ma ütlesin talle juba ära, mis me teeme, aga teie veel ei tea, et jah, me teeme täna vegan Maapähkli muussi. Et sa olid ju kunagi ka vegan? Jah, ma olin. Enam ei ole? Ma enam ei ole, jah. Aga... Tahad põhjust teada või? No. Ei, tegelikult ma olen alati nagu kannatanud sellise toitumishäirel ja see lõpuks hakkas süvendama seda toitumishäiret mul. Ma väga armastan vegan tooteid ja ma ütleks, et ma ikkagi 60-70% ulatuses söön nagu taimset toitu ja ma appreciating nagu kõike, vegan restoranid ja kõik jutud, aga jah, nüüd on natuke... Vegan veeve? Jaa. Ma olen seal ainult ühe korra käinud. See on jõhkralt hea toit on seal ikka, see on nagu ükski kord ei ole olnud nagu halb kogemus. Ja kuule, seda muussi me oleme tegelikult teinud varem. Sinul on see tuttav? Jah. Sinul on see tuttav? Siis me ei olnud seal üritusel ja tegime seda muussi. Praegu jääb vaatajatele tunne, et ma joongi kogu aeg. See on juba varem mingi jutuks tulnud, jah? Ei, no ma võtan siin kogu aeg siukse pokaalikese. Aga see on nagu söögi kõrvale võib. Söögi kõrvale on pokaal hea. Aga alustame siis muussiga. Me teeme kõigepealt maapähkli või ise. Et maapähklid on ju kõige paremad just ise tehtuna. Ja ma kasutan juba plantseeritud. Ehk siis koored on eemaldatud ja lisaks ka need kestad. Et see plantseerimine tähendabki seda, et kui te tahate teada, kuidas plantseerida pähkleid, siis andke teada, võib-olla ma järgmine kord näitan teile seda ka. Aga igatahes ilma selle kestata pähklid, koor on nagu nii juba eemaldatud on ju, ja roastime neid, jah? Roastime täiega, et paneme kõigepealt üldse ahju sooja, paneme ahju ülevalt alt küpsetus ja 220 peale. Ja neil ei lähe tegelikult kaua, nad on ainult siuke 5, võib-olla 7 minutit, et oleneb ahjust, et kindlasti jälgi ka, mis sa teed, on ju. Oota, aga sa panid mulle selle retsepti sellepärast, et ma olen ameeriklane ja siis peanut butter ja kõik läheb kokku või? Ei, ma lihtsalt mõtlen, ma olen täiega peanut butteri fänni, et see on nagu minu teema. Sa näed juba siuke välja, et see võiks sulle selle teha. Jaa! Nii, ja siis valan nad kõik siia. Nii, ja me teeme täna, ära veel aja. Nii. Ära veel aja. No. Nii, me teeme täna natuke karamellise alatooniga. Ehk siis me paneme agaavisiirupit siia. Ja ma tean, et sa oled hästi tervislik praegu, et vaatad, et kas suhkur või pruunsuhkur või mis iganes on ju. Aga noh, ütleme, et suhkrul, pruunisuhkrul vahet ei ole. Täna on patupäev. Aga agaavisiirup on ikka parem, ma arvan, kui... Agaavisiirup on parem sellepärast, et ta glükeemiline indeks on madalam. Ehk siis ta imendub kehas aeglasemalt, ehk siis ta ei tõsta veresuhkrut kohe ülesse ja kohe ei lange, vaid on pigem see, et ta rahulikult... Kalorid kokku ka on ju? Noh, tegelikult. Natukene. Veits. No veits, vähegi, seegi hea on ju. Nii, aga siis paneme ta siia niimoodi sujuvalt üle. Ja kuna me teeme täna vegan maapähkli või vahtu, me kasutame kikererne nii-öelda seda vedelikku, et aguafabat, siis tegelikult sellel on see, et ta on päris soolane. Muidu ma soolaks seda maapähkli võid ka, täna me seda ei tee. Et lihtsalt las ta jääb nii ja nüüd lase kätega valla. Paljaste kätega. Nom. Nii. No näed, kui mõnus. Väga mõnus. See on mõnus terapeutik harjutus. Nii, ja nüüd aja nad kõik laiali. Niimoodi, et nad ei oleks väga üksteise peal. Siis on kõik hästi. Ja nagu ma ütlesin, siis me täna soola ei pane. Muidu ma tavaliselt panen soola ka, aga kuna mina tean, et näiteks see aguafaba, mida mina kasutan, on natuke soolasem, siis me täna siia ei pane. Nii, aga kuna meil ahjuga läheb veel natukene aega, siis me jätame praegu need maapähklid siia rahulikult marineerima ja liigume edasi siis meie
vahukomponentide peale. Mina võtan mikstrikausi, sina võtad kikerherned ja tegelikult minu meelest kikerherneste puhul on alati see, et neid nii nagu alavääristatakse, et neist pole nagu mitte mingit tolku. Üldse ube, inimesed kellele ei maitse. Ära täitsa lahti tee, muidu tulevad herned ka kaasa. Nii, ja nüüd pane uuesti gaas kinni. Nojah. Jah, et sa saaksid välja. Nii, oota. Nii, hoia siit kinni ja lihtsalt vajuta ja siis või vala. Nii. Ja tegelikult on ju see, et vaata, kui palju kasutatakse tegelikult kikerherneid. Nüüd kasutatakse nagu päris palju, aga mis on see, et kõik kasutavad kikerherneid ja see visatakse minema, vaata. Siis viinakivipulbrit. Mis see nüüd on siis? Viinakivipulber on stabilisaator. Et ma panen siia praegu ühe teelusikatäie umbes. Aga ma ütlen päris ausalt ära, et kui sul ei ole kodus viinakivipulbrit, siis sa ei pea selle pärast põdema. Et viinakivipulbrit ta saab teha, aga see annab lihtsalt sellise parema ja püsivama tulemuse. Et mõtle sellele nagu vahukoore tugevdajale. Aga selles mõttes ta on hästi naturaalne, et seal ei ole mingit kemikaale ega midagi sees. See ongi viinhappe lihtsalt. Nii, ja siis sörts, sirnimahla. Palju ei ole vaja. Tšüke, ütleme, näpu otsaga. Nii, ja siis... Midagi magusat? Veel ei lähe. Ei lähe, jah? Ei, ta ei lähe muidu vahtu. Nii, nüüd pane sinna sisse. Nii. See on väga fancy masin. Ja keera ka. Nii. Just kõvasti. Veel või? Nii, jah. Nüüd on kinni, alla. Sealt poolt saab lüliti. Et ma ütlen päris ausalt, et kui sa kodus tahad seda teha ja sul mikserit ei ole, siis see läheb päris raskeks. Sellepärast, et seda aguafaabat peab päris kaua vispeldama. Et me jätame ta praegu paneme täisvõimsusele ja ta seisab siin kuskil 10 minutit. Päriselt? Nii kaua? Ta peab päris kõvasti töötama ja siit saad tööle panna. Tõmba kohe maksimumi peale. Just. Nii, see rahulikult vispeldab. Ahi andis märku, et davai, viskame ahju. Hakkame rüstima. Nii, võta kätte. Ma teen sulle ukse lahti ja ettevaatlikult pane kuskile keskele. Just. Väga hea kõrgus. Oskad valida küll. Nii, ja nüüd me paneme ta ahju, vaatame teda kuskil 5 minuti pärast. Et ta läheb suht kiiresti tegelikult, aga jällegi oleneb, kas ta küpsetab ühtlaselt või ta ei küpseta päris ühtlaselt. Et seda peame siis jälgima ja vahepeal võib-olla segama. Nii, ma vahepeal lülitan selle välja siit. Meil ahi annab märku, et kuule, võiks vaadata, mis pähklitega toimub. Tead, me ei peagi rohkem hoidma. Ja tagant on täitsa pruunid. Täitsa mõnusad. Oota, ma võtan nad välja ja näete, 5 minutiga. Ja siis natukene on naljakalt. Ühelt poolt rüstis natuke rohkem, teiselt poolt natuke vähem. Ja see üks on siin täitsa musta värvi, aga ei ole hullu. Noh, ma räägin, ahjud on erinevad. Juhtub. Siit on vaata nagu gradientiga läheb lihtsalt. Ombre. Nii, väga hea. Aga nüüd las nad natuke jahtuvad siin. Kuumalt ei tohi asja blenderisse panna, on ju? Või kuidas sellega on? Ega tegelikult see blender on nii võimas, et ta kuumutab ise ka kõik üles, nii et väga vahet ei ole. Turundus. Ei. On nii hea blender, jah? Nagu päriselt. See on nagu, ma viskan külmutatud köögiviljad, siis see teeb supi valmis. Nagu kuuma supi, mitte gazpacho. Nagu päriselt. Müüdud. No ei, nagu päriselt. Kus mu Blendtec on? Kus mina tean? Ei, aga päriselt on, ma saan aru, ta on kallis blender, aga nagu Blendteci nagu slogan on nagu see, et viimane blender. Viimane blender, ongi. Kui zombid tulevad ja siis on last blender on earth nagu. No kuule. What will survive? Ma ei tea, palju sulle võimsusest midagi ütleb, aga see on 3,8 hobujõudu. Mitte midagi ei ütle, aga väga tore info. 3,8 hobust veab seda. No super. No mõtle, kui... Jäi hobused. No mõtle, kui mingi siuke toredam auto on natuke üle, siuke üle 100 hobuse. Ja sul on ju, et keegi ütleb, tahad autot või tahad head blenderit, saad mingi blender. Mulle auto on juba olemas, nii et hea blender sobib. Okei. Nii, vaht on valmis. Nii, vaht on, siis vaatame, mis ta siin teinud on. Segame natuke, vaatame. Näed, nüüd enam ei liigu. Väga hea. Makes sense. Väga hea. See on tugev vaht. Väga ilus on. Maitseme natukene. Oota, see on soolane. Natukene. On natuke soolane. Aga see ongi nagu, jah, et selles mõttes ongi, aga see tekstuur on mega.
see on nagu, ma räägin nagu munavalge lihtsalt nagu on ju, et väga hästi asendab ära. Ja siis samal ajal teeme maapähkli või valmis. See on mu lemmikosa. See on su lemmikosa või? Nii, maapähkli või puhul, ma tahaks natukene need pruunimad igaks juhuks ära korjata. Ma ei taha et ei oleks mingi burnt taste või? Et... Issand, siin on maailma kõige väiksem. Kusjuures kõigile meeldib see täiega, see riiv. Väike. Aga sellega on jumala ja muskaatpähklid näiteks riivida. See jõudub küsidagi, ma juba vastasin. Mingi väike päkapik. No, väike päkapik. Nii, aga tead, teeme hoopis niimoodi, et võtame kaalu ja nüüd tõsta siia seda puhast osa, puhtamat osa siit poolt, just. Oota ka. Nii, oota, ma hoian kinni. See on kuum. Ma hoian seda paberit niimoodi. Nii. No siit ei tule, on ju. Nii. Et meil oleks kokku vaja saada siuke 175 grammi. Oota, meil on nii pidi parem tõmmata siit poolt nagu siia poole. Nii. Siis tuleb nagu väga hästi. Oota, aga sa ise teed nagu, sa sööd muidu palju peanut butterit? Või nagu mitte igapäevaselt? Nagu igapäevaselt ma ei taha teda päris süüa, sest ega ta on siuke paras pomm, vaata. Et õli on korralikult sees ja ta ongi siis on päevarasvad söödud või? Kui ühe selle... No oleneb jah, nagu kui ma kasutan teda, siis ma kasutan 10 grammi võib-olla. Et ma ei pane teda nagu väga palju. Aga tead, mis mulle kõige rohkem maitseb maapähklite juurde? No esiteks maapähklid on nagu nii amazing, sest need on nii universaalsed. Sest need ei ole pähklid. Aga see Aasia peanut sauce nagu paned pokebowli või salaati peale. See ka, et blenderdad nagu peanut butterit ja sojakastet. Nii, vaata vahepeal, palju sul on seal? Äkki on olemas 175. Nii, 175 täpselt. Väga hea. Vau. Sa oled professionaal. 4, oota, ma panen ühe veel. Läks alla. Nii, 175. Üks pähkel andis nii palju vahet, on ju? Nii, ja siis tead, tihtipeale on see, et vaata, tegelikult Blendtechil on vaata see, et sa segad ja nii-öelda üritad aidata tal purustada. Aga mis mul on see viimasel ajal, mis ma olen enda jaoks avastanud, ma panen ta sisse ja sellel kallimal mudelil on see, et vaata, see hoiab teda kinni. Ja kui on vaja, siis ta pöörab ise teda, sellepärast, et pähklid käivad sees ringi. Ja siis ma vahepeal lihtsalt nagu näiteks paneme pulsi, on ju, vaata, ülemine gaas käib ka ise ringi, vaata. Ja vaata, kuidas purustab. Hea retsept. Nagu vaata hell nagu, vaata. Ja vaata, kuidas ta käib ringi lihtsalt. Aga sa oled mingi muude pähklitega ka proovinud seda teha? Või ainult maapähklid? Maapähklitega. Maapähkel on siuke klassikaline. Jah. Nii. Oi. Sellega on maitse aega, jah? Või mis arvad? Vaatame, mis ta vahepeal teinud on meil. Creamy. Kas on, issand? Tegelikult mulle maitseb, issand aurab. No soojad ju. Ja ta kummutab ise ka üles selle. Nii, ma vaatan, mis ta see tekstuur on. Nii. Ja siis jälle natuke purustame. Ja kusjuures on see, et ma olen näinud, kuidas osad teevad maapähklivõid ja nad panevad selle näiteks köögikombaini ja nad hoiavad seda köögikombainis näiteks siuke, no mõned vahepeal käivad segamas ja siis mingi 10, 15, 20 minutit hoiavad sees. Ma on nagu, what the fuck? Huvitav, kas need kombainid nagu üles ei ütle või nad ei ole ju mõeldud selleks, et sa nagu konstantselt teda mingi 20 minutit kasu ei või? No selles mõttes, eks seal peab vahepeal pause sisse tegema, et sellepärast võib-olla nad segamas käivadki. Nii, vaatame, mis nüüd toimub. Kuule, nüüd näeb päris creamy välja juba. Tahaks lakkuda kõike, see on nagu kokasaat, nagu kõike tahaks. Aga vist see ei ole sobilik, aga ma ikka teen. Ma natukene lasen teendada. Sa testid? Mega hea. Nii, ja tundub, et on nüüd valmis saanud. Vaata kui kreemine. Väga šmeksi peanut butter. Vaata kui kiiresti saab maapähkli või valmis. Yummy! Mega. Nii, what's next? Nüüd võtame siis ühe kausi ja kausi sisse tühjenda kogu selle kannu sisu. Just. Kogu kannu sisu. Ma korraks lasen veel miksri käima.
See on nii kriimi, see lihtsalt voolab mööda kausiserva alla. Ma arvan, see on okei. Las see nüüd olla jälle. See siia. Ja siis nüüd hakkab midagi põnevat lisame edasi koostisosasid. Võtame kookoskoore. Kookoskoore puhul siis lõikame siit otsa lahti. Ja kookoskoort, miks me kookoskoort kasutame, on see, et kookoskroom on oluliselt kreemisem. Nii, tõsta ta kaalu peale. Jälle grammiga täpselt. Ja siis paneme siia 60 grammi. Panna mõnusalt. 50, täpselt 60. No näed. Siin töötab kõik hästi. Nastja. Nii, siis sa ei peagi ära võtma. Paneme agavisiirupit. Jah. Nii, pane 80 grammi agavisiirupit. 80. Just. Seda läheb korralikult. See magustab nüüd kogu selle segu ülesse. Oih, no 76. Ja täpselt ikka. Nii. Nii, väga hea. Nii, ja siis paneme siia seda Beefit maapäe. Beefit, siis see annab hästi mõnusa šokolaadise maitse. Ja pane seda 20 grammi. Nii, väga hea. Nii, paneme selle kinni tagasi ja siis võid segama hakata. Oh yeah. Võite siin kaalu peal. Just. Nii. Ja praegu võid vaadata, kas sul on spaatliga mõnusam segada või võtame vispli. Mina olen mõlemad pidi teinud. Kuna see maapähkli kreem läheb nii kreemiseks, siis ta toimib väga hästi selle isegi spaatliga. Ja pärast on teda väga hea siia kreemi või üldse selle muussi sisse. Kookos lõhnab väga hästi. Ma tahaks nagu seda näole panna millegi pärast. See nagu on mingi... Teed endale neid koduseid maske või? Jaa. Nii. Ma tahaks ainult lakkuda. Kõik on nagu... Nii, ma annan sulle ka lusika. Tahab maista või? Vahepeal võiks maitsta. Vaata, kui mõnus see välja näeb. Nii šokolaadine ja pähkline ja kreemine. Maitsme? Kaching. Cheers. Oh my god. Mingi next levels. Piipu ei kasuta enam. Jah. Mega hea. Tõesti. See on väga hea. Nüüd ainuke asi, mis on see, et sa pead arvestama sellega, kui soolane on su muus, vaata. Me ei pannud enam mitte... rohkem magustama või? Või ta on piisavalt magus? Minu arvates ta on piisavalt magus. See oleneb nüüd jälle sellest, kas sa oled pigem magusaja armastaja või sulle meeldib siuke mõõdukalt magus. No... Kuidas sulle tundub? No, kui ma seda... Ma ei tea. Ma arvan... No paneme siis natuke veel, kui sa nii palju kõhkled. Aga standardretsepti järgi ma soovitan panna 80. Kui sa tahad, sa võid natukene panna rohkem. Jällegi, kui sa tahad magusamat, palun väga, sul on see võimalus. Ma arvan lihtsalt, et vaata, kuna meil tuli maapähkli veits suts vähem. Ei tulnud. Ei tulnud, jah? 175 alati tuleb täpselt. Nii palju, jah? Jah. Okay. See kreem tuleb täpselt sama palju iga kord. Okei. Nii. Ma tahan ka natuke vispeldada. No, siin ei ole midagi vispeldada, aga nagu... Raudse käega. See näeb välja nagu karamell, nii mõnus, vaata. On ju nagu karamell. Nii, ja nüüd, kui meil on see tehtud, vaht on meil tugev, siis me hakkame seda vahtu siia sisse segama. Ja vahu puhul on siis, vaatame, kas ta on meil ikka tugev. Jaa, väga hea, ilus. Ja vahu puhul me hakkame seda siia sisse segama siis... niimoodi, et ma annan sinu kätte jääb spaatel ja me segame teda jagude kaupa siia sisse. Nii. Ja nagu õrna käega või? Sellega sa võid suht karmilt ringi käia. Oluline on see, et sa saaksid selle maapähkli kreemi vedelamaks ja et teda oleks kergem vormida. Vahepeal jälle kausiservad, just. Nagu sisse siia on ju. Jaa, et praegu on oluline lihtsalt, et see maapähkli kreem läheb vedelamaks. Ja me paneme teda mitmes jaos, see tähendab seda, et iga jaoga sa pead hakkama järjest ettevaatlikumalt ümber käima. Et praegu on see esimene jagu, sellega ei ole midagi hullu, aga sa näed, ta on juba kreemine ja ta on juba õhune. Nii, praegu on juba väga hea. Nii õhune, nii mõnus. Nii, väga hea. Nii, aitab, ära rohkem sega. Nii, nüüd ma annan sulle järgmise portsu ette. Issand, et see vaht on nii satisfying.
Nii, ja nüüd natuke õrnemalt. Just. Käid tasakesti ringi, sa võid 8 teha. Just. Väga hea. Loobusime visplist, viimane osa. Ma teen korraks selle natukene, näed, sul on siin natuke veel seda kreemi. Rusikaga äkki? Ma segan korraks ringi. Äkki sa selle viimase teed ise? Et igaks juhuks, et liiga õhk välja ei läheks, on ju. Arvan, et see on natuke... Ma juba sain. Ma juba sain küll. Viimast ära rikkuda. Aitab küll, on ju. Nii, väga hea. Ja siis viimane batch läheb kõik sisse, siis ma panen selle siit rahulikult, mõnusalt spaatliga sisse. Puhas. Nii, väga hea. Ja nüüd rahulikult jälle alustame servadest ja siis voldime ta keskel kokku. See mul läheb kõht juba tühjaks. Ikka suht õrnalt teed. Ikka väga õrnalt, jaa. Siin ei tohi enam õhku välja peksta. Siin peab ikka väga... Aga mis see keskelt on ka kõik, jah? Mis asi keskelt? Meil on muidugi tunne, et sa teed nagu äärest, aga... Ei, ma vaata keskelt ja ma viin ta äärt või ma võtan ta äärtest ära ja ma viin ta keskele. Et mõtle sellele siis, et sa voldid seda nii-öelda üksteise peale. Voldid kõigepealt ühelt poolt, siis voldid teise poolt, jälle keskele kokku ja uuesti. Väga ilus. Wow. Nii, ja vahu serveerime siis klaasidesse ja klaasidesse ütleme niimoodi, et on 2 valikut. Kõige lihtsam on tegelikult minu arvates pritsimiskotiga teha. Kas sa tahad pritsimiskotiga teha või sa tahad lusikaga panna? No kotiga tundub põnevam. Kotiga tuleb ilusam ka? Jaa. Nii, siis teeme pritskotiga, aga kas sa tahad hoida või sa tahad täita? Ma tahan täita. Ma tahan seda pigistada sinna klaasi. Ma räägin, kas sa tahad kotti täita või sa tahad kotti hoida? Ma ei tea. Ma tahan seda ülesannet, kus ma saan selle lõpuks sinna sisse pigistada, nii et whatever. Okei, nii, aga hoia praegu seda. Ja. Hoia siit niimoodi servada. See on kinni siit alt, jah? Niimoodi, alt. Just. Tavai. Siis ei lähe su käed mustaks. Nii, väga hea. Nii, ja siis me paneme rahulikult selle vahu siia sisse. Nii, õhuline ja kreemine. Valad ja... See on nagu mingi vulkaan. Aga see on üks hea vulkaan maavähki võiga. Juba hakkab neelud käima, jah? Ma tõmban ääre lõpuks. Nii. Nüüd what's next? Tõmbame ääre ülesse ja tõmbame ta ilusti kinni. Siin on ikka kolossaalselt seda, on ju? Nii, nüüd... Tee kääriga auks sisse, võta käärid siit. Kui väike? Sa võid kuskilt siit maalt maha lõigata. Rohkem. Jah. Ja nüüd ta võib olla natuke vedelam juba, sellepärast... Käesoojus on ju. Just, et siis... Please. Ma näitan ühe ette äkki. Ühe näitan ette. Nii, alustad põhjast ja ühest servast ja hakkad liikuma mööda ääri, liigud keskele, uuesti äärtesse, jälle keskele. Äärtesse, keskele, äärtesse, keskele. Ja siis... Jätame ruumi tõstad. Selle... Jätame muude asjade jaoks ka ruumi. Nii, nüüd on sinu kord. Kas sa panid käed niipidi või teistpidi peaks hoidma? Ei, niipidi just, jah. Ja nüüd arvesta, et sa ei pigista kunagi keskelt, vaid sa pigistad otsast. Nüüd keera natuke, just, aga keera, hoia ülesse poole, keera natukene seda alt poolt kinni poole. Just, et ta oleks võimalikult tihe. Nii. Läheb keskele ka vahepeal. Just, väga hea. Issand, ikka läheb vastu äärt. No rahulikult. Nii. Nii? Midagi sellist? Natuke veel. Nii. Okei, aitab. Nii. Ja nüüd, mis ma näitan sulle jälle. Jälle võtta tugevamaks, jah. Jah, just, et sa pead keerama teda vahepealt siit alt rohkem ülesse või siis lihtsalt suruma. Teine võimalus.
teen mina jälle ühe või? Nii, et jällegi sul on see, sa võid panna ka näiteks selle klaasi otsa sisse siia vaata ja siis sa lihtsalt pigistad selle otsa siit kinni. Oluline on see, et sul on kogu aeg see terve osa pinges, sest kui sa siit hakkad pigistama, siis lõpuks sul kaob see surve ära ja siis sa ei saa teda korralikult täita. Ja siis jälle paneme siia rahulikult sisse. Ja näed, jälle kui on puudu, siis ma hakkan ülevalt pigistama. Nii. Oih! Oh no! Sinu kord. No nii. Nii, väga hea. Mis on see hääl ka? On mul Niimoodi. Nii, väga hea. Tõsta ots üles jälle. Nii. Ja nüüd pane ta põhja ja jälle hakka kohandama seda. Pane ta klaasi põhja korraks ja siis kohanda teda niimoodi, et oleks sul täiesti täis. Oi, siin juba läheb midagi oota, ma ei pigista teda piisavalt siit üleval. Just, sa pead ülevalt pigistama kogu aeg. Nii, väga hea. Vist jääb, tuleb täpselt, jah? No võiks tulla, jah. Oi, no natuke läks lappama. Natuke ei tulnud üldse nii. Nii, oota, ma lõpetan ise ära. Ja. On natuke lihtsam. Nii. Natuke, jah. Seda pinget on raske lõpuni hoida. Jep, sellepärast tulebki teda kogu aeg siit alt poolt just keerata. Nii, ja siis. Siin on õhku sees juba, saad õhku sisse laska natukene. Siin on natuke bensiini. Super cool. No täpselt. Mega on ju. Ja nüüd need lähevad külmkappi. Nii, ja nüüd need lähevad külmkappi, jah. Ja tarduvad seal natuke aega, et me paneme kaaned peale. Et meil oleks rahulikult siin seda, et siia koorik peale ei tekiks, muidu tekib siuke nahk peale. Et mis mina teen, ma jätan jogurtikaaned alles ja ma panen nad lihtsalt nüüd siia muusside peale. Mega prof. Ja nüüd külmkappi. Let's go. Jou. Okay. Me oleme vist valmis. Vahud on saanud meil nüüd rahulikult külmkapis seista ja tarduda ja nüüd me saame vaikselt ganaši peale teha. Ja, teeme. Sul on vaht siin või? Kuidas sul juustes vaht? This means cooking. This means cooking, okei. Näete, tõeline Eesti naine ei karda, et taigen on juustes. No problem. Kõik on väga hästi. Tavai, aga siis võtame endale värgendusi. Ei, seda värgendust veel ei võta. Nii, võtame kookosõli. Kookosõli puhul pane siia tunde järgi, jah? Tunde järgi pane umbes 4 sarnast kogust. 1, 2, 3 ja... Arvad, et on okka? Pane natuke veel. Issa ma murran natuke seda lusika. Elab üle. Nii, väga hea. Nii, siis me paneme siia kookoskreemi. Kreemi. Et ikka kreemine oleks. Nii, ja viimasena me paneme siis agavisiirupit. Nii. Nii, ja nüüd, ei, veel ei lähe. Veel ei lähe. Rahu. Ainult rahu. You crush my dreams. Midagi. Ma kuulsin küll tegelikult. No nii, tule pane pliidile. Nii. Näita, et sa oskad keeta. Me tegelikult ei keeda, me lihtsalt kuumutame. Mul on ka kodus selline. Väga lahe. Nii suur ka või? Ei, on küll, mul on 4 tükki. Aga no seda asja, mul see on vokk ja. See ei ole tegelikult, see ei ole 2 eraldi. Siin on nagu 2 eraldi, aga sa võid terve selles suures ka kasutada. Sa võid siia suure katla peale panna. 10 või? Aitab küll.
ja nüüd sa rahulikult segad nii kaua, kuni kõik seguneb ära. Siis on timmis. Induktsioon pliit on ikka life changing. Mul enne oli alati nagu perekodus oli alati tavaline ja... Issand, kui hea kookose lõhn. Mulle väga meeldib kookost. Aga jah, selles mõttes sul on täna patupäev ja siis me teeme natuke siukse tervislikuma magustoidu. Ei no see, et isegi kui on patupäev, siis ma nagu täitsa siga ei pane. Täitsa siga ei pane, jah? Jaa, ma ikka üritan nagu, sest see on see ikkagi elustiili küsimus rohkem, mitte see, et nagu... Aga räägi, sa tahad nüüd Ironmanile ka minna? Jaa. Kuidas sulle praegu see plaan tundub? Kuidas sul siiamaani läinud on? Mul on 2 nädalat treeningut kestnud ja ega ta nagu lihtne ei ole ja ega ma nagu 100% ju ei tea, millesse ma ennast nagu segasin, et see idee on äge, aga eks ma natuke nagu pabistan ka, aga mul on hästi äge see, et mul õemees on üks väga nagu edukas Eesti triatleet, kes teeb mulle nagu treeningkava ja kes on hästi kogenud, et tema nagu ütleb, et küll ma saan. Ja ma tema käe all treenin ja 6 korda nädalas trenn ja... No natuke kahekesti on julgem ka, on ju? Te lähete nagu koos kõiki valmistute ja värki? No jah, te teete koos trenni ka vahepeal? Veel ei tee, aga... Ja tema läheb hoopis tegema täispikka. Mõtle, et ma teen nagu poolikut veel ja mõned teevad täispikka, mis on nagu ulme minu jaoks, aga see tähendab, et... Selleks peab väga palju tahtejõudu olema, nii et see on väga tubli. Aga mina arvan, et ma tahaks ka kunagi täispikka teha. Ma tahaks Hawaii'l teha seda. Ma ei tea. Kas see päris minu jaoks on, aga noh. Ma kujutan, et seal Hawaii'l ookeanis seda ujuda on päris mõnus. Aga me ei ütle kunagi, et ma ei tee seda. Kunagi ei tea. Ära iial ütle iial. Aga ja eesmärk on finišisse jõuda ja 6 tunni jooksul. Nii et ootan 8. 6 tunniga või? 8. augustil inimesi Üüdmana Plesnerisse. Go Jenny! Go Jennifer! Siltide ja kõikide asjade. Ja, ma tulen välja. I love Jennifer! Ja sa tuleb mingi muusiga või midagi, viska mulle muussi. Siis, kui sa finišisse jõuad, siis tulengi. Ja, kui mul seda süsivesiku laadimist pärast vaja teha, siis ma ootan. Siis saad päris suhkruga. Jaa, valge. Aga vaata, nüüd on ilusaks siukseks kreemiaks läinud, valgeks, enne ta olid triibud sees, vaata. Nüüd ta on ilusti nii-öelda segunenud, ta on ilusti nii-öelda ühtlaseks läinud. Kas nüüd saab? Nüüd saab seda panna. Nii, võta lusikas. Täitsa tavalise, ma olen natuke pikema lusikas. Võid täitsa tavalise lusikaga panna. Ja paneme siia siis toorkakaod sisse. Oi, see lõhnab hästi. Toorkakao on nii, jah. Of course. Palju? Pane algus 2 lusikatäit. See on juba korralik. Jaa, pane natuke vähem veel. Nii. Ja siis segame selle siia sisse ära. Ja Mis selle nimi on? See on Füüsal. Mis asi? Füüsal. Ta on... Seda lapsepõlves alati vaatad, et tordi peal on see ja tegelikult ei tea, mis see siis on. Aga need on nii head. Jaa. Ma juba... Otan. Sa ei oodatagi. Ma ei jõua midagi oodata. Ma tahan kõike kohe. See on mu personality. Nii. Mega maitsev. Ja ainuke asi, mis meil nüüd on vaja teha. Serveerida. Kas ma võin juba minna külmkapi kallale? Jaa, sa võid juba külmkapist meile muussid ära tuua. Ma tulen sulle appi, neid on päris palju. Jaa. Nii, võtame kaaned pealt ära. Neid ma kasutan jälle siis, kui mul midagi vaja on. Muidugi. Sellepärast, et neid saab nagu nii poest tasuta ja miks ma pean toidukilet peale panema ja loodust rikkuma, on ju? See on väga hea. Nii, ja siis saame selle väikse mõnusa kreemikese siia peale panna. Kas sa näed, kui kreemine see on? Kreemine on the word of the day selle retseptiga. Kõik on creamy. See on, it's all creamy. Jaa, ainult see on asi, mis annab nagu... Annab natukene nõksu ja maapähklid lõpuks annavad ka tekstuuri. Nii, ja siis me paneme ta siia peale. Issa kui nunnu! Väga. Nii. PB and chocolate. Väga hea kombo. Ja sa näed, kui ehtne šokolaad näeb välja ja me tegime ise selle. Nagu reaalselt. Me ei kasutanud küll kakaovõid, on ju,
kasutasime kookosõli, aga tegelikult mul on kodus kakaovõi ka olemas, aga ma ei tea, miks ma isegi ei kasutanud kakaovõid. Mulle lihtsalt nagu kookos oli terves retseptis, siis ma panin siia ka kookost. Ja see kookos töötab. Ja kookos on nii mõnus. Ja ta ei nagu domineeri. Ja, hästi maheda maitseline, aga samas kakaovõi on ka tegelikult suhteliselt maheda maitsega. Kas seda garneering, sa kasutad lehtedega koos, jah? Jaa, nagu tõmbad lehed laiali sealt, just. See pärl paistab siit. Jahu. Jahu? Jagub Jahu me siia ei pane. See šokolaad, jah. See magustoit on gluteenivaba. See on tore. Nii mõnus. Vegan, gluteenivaba. Laktoosivaba. Aga siis me paneme maapähkleid ka siia peale. Kõik. Kas ma võin see siia peale panna? Ei, see läheb ots allapoole. Ehk siis lehed üles poole. Murrad kinni. Hoiad. Ja siis... Siis... That's cute. Paneme natuke siia pähkleid ka peale. Pane ka midagi. Ma sujuvalt üksinda kaunistan siin. 2 tükki on veel. Isegi. Ja viimane. And we're done. No ja vaata, kui lihtne oli. Oli, on ju? High five, baby! Oota nüüd jälle šokolaadi laua pealt lakkuda. Meil oli koer kunagi selline, kes kõik koristas. Kes koristas kõik meil järelt ära, kui midagi maha jäi. Aitäh sulle, Jenny. No nii, aga proovime siis ka. Maitseme, jah? Nii, ja siis... Let's go for it. Cheers! Cheers! Kas sa näed, kui vahunis on või? See on nii vahune. Proovige kindlasti, jah. Katrin saab ka süüa. Noh. Ma unustasin jälle hakata lõpetama, et rahulikult sööme, aga vaadake. Nii mussi ja ei valgu kuskil alla, kõik on väga hea. Aga meie lõpetame. Me sööme siin rahulikult edasi, on ju. Ja vaatame, mis siit edasi saab, on ju. Ja soovime sulle edu oma võistlustel, on ju. Vaatame suveni ootame, on ju. Kannatame ära. Siis elame kõik Jenniferile kaasa. Aga, davaiks. Aitäh sulle, et kutsusid. Väga lahe oli ju. Oli. Väga lahe. Mul on alati hea meel sinuga süüa teha. Järgmise korrani. Kutsume vasti jälle. Davai, okei, tšau!